Tere head inimesed, täna teeme vahetuseks jälle ühe õpetliku filmi ja hakkame möllama kodaratega. Jah, kodaratega on tore möllata. Ja kuna see on selline pikaldane töö, siis siin on kohvitassi auramas, et selline tunnikeseks jaguks. Et me võtame ühe välje, mis on igale poole loperguseks sõidetud ja kuna kodaratööd on viimastel nädalatel olnud kuidagi varasemast oluliselt ohtramalt, siis miks mitte näidata. Kas on mõtet inimestel hakata sellega kodus ise mässama või siis loobuda sellest nii-öelda aja raiskamisest ja viia see sinna, kus see asi tehakse võib-olla 10 korda kiiremini ära. Ma mäletan vanast ajast, et jalgratta selles tööriista kohvris oli alati selline väike junn olemas, millega sai kodareid pingutada, aga mootorratta varustuse hulgas ma ei ole seda märganud. Kas see on üldse selline asi, mida saabki kodus teha? Kusjuures krossi tsiklitel on, kui sa ostad uue krossi tsikli, siis on seal kaasas selline pisikene kodaravõti, üks ots keerab reeglina siis esiratta kodaranipleid, mis on törtsukese peenemad ja teine siis keerab tagaratta kodaranipleid, mis törtsi jämedamad. Et selline pisikene kondisarnane asi on komplektis. Veel on selline 4 erineva läbimõõduga variant ja siis on asi, mis kvalifitseerub selliseks professionaalseks tööriistaks, on siis momentvõti kodarate ühtlaseks pingutamiseks. Nii, ja tänaseks doonoriks on meil esmapilgul selline täiesti viisakas supermoto esivälge, kus ei olegi midagi halba näha, kuni sinnamaani, kui me paneme ta näiteks balanssipinki või kuskile pinki, kus me saame teda ringi keerutada ja tulemuseks on siis selline parasjagu laperdav paremale vasakule ja ka üles-alla munasse käiv nii-öelda ollus. Eriti hea on võib-olla teiselt poolt vaadata. Siin on neid jõnkse päris paras jagu sees. Selleks, et hakata kodaratega midagi üldse tegema, siis kõigepealt tuleb sellel väljel rehv pealt maha võtta ja alustada siis kodarate lõdvaks laskmisega ja siin on 11 nippe, kes hakkab seda kodus tegema. Selleks, et hiljem siis uue väljavõru paika panemisel läheksid asjad kiiremini ja läheksid asjad kohe algusest peale õigesti. Selleks, et oleks mugavam toimetada, siis esiratta puhul, kus esipiduriketas on ainult ühel pool, siis mõttekas on panna piduriketas allapoole, selleks, et endale jääks rohkem ruumi siin toimetada kodarate juures juba pealt poolt. Ja minul on kasutada selline rehvipink, siin on see ratas hästi korralikult fikseeritud ja mõnus on kogu seda asja lahti võtta. Kui rehvipinki pole, võib seda teha täiesti vabalt põrandal. Soovitan panna alla midagi sellisest pehmet, mingi vaibatükk või selline tükikene, mis ei kraabi siis velgeservast ära. Kodarväljalt rehvi mahavõtmisel ei tasu siis unustada jälle, et siin on lohv sees. Lohvi ei maksa ära lõhkuda. Lohvi lõhkumine on, või nii-öelda kartus lohvi lõhkumise ees on üks põhjus, miks tuuakse rehvid vahetada töökotta. See paar eurokest, mis rehvi mahavõtmise eest võetakse, on oluliselt odavam kui uus lohv. Ja nüüd, kui te hakkate lahti võtma seda velge, siis on paar sellisest vajalikku trikki ja nippi. Ehk siis, kui me vaatame siia rummu peale, siis on rummul üks pool ja teine pool. Nimetame teda siis, üks on piduriketta pool, teine on esirattal ilma pidurikettata ja tagarattal on ta siis ketiratta pool. Tuleks panna eraldi virna kindlasti kodarad, mis on pärit ühelt poolt ja kodarad, mis on pärit teiselt poolt. Ja lisaks on mõistlik panna ka eraldi virnadesse nii-öelda pealmised kodarad ja seesmised kodarad. Pealmisteks me nimetame siis neid kodaraid, mis siin rattal lähevad nii-öelda väljapoolt läbi ja seesmised kodarad liiguvad siis välimistega võrreldes rohkem südamiku poolt. Miks neid on mõttekas panna eraldi? Sellepärast, et paljudel rummudel on siin pikkuse vahe seesmistel ja välimistel. Ja piisab, kui see pikkuse vahe on 3 mm ja pärast see velg enam normaalselt kokku teil ei lähe.
Kui te hakkate seda lahti võtma kodustes tingimustes, siis ärge tehke seda, et te keerate nüüd selle ühe nipli lõpuni lahti, siis järgmise lõpuni lahti, siis järgmise, selle peale vabastub see velg siit poolt ja tõmbab siit täiesti kinni ennast. Siis nii, nagu tuleb velge pärast kokku panna sujuvalt teatud valemi järgi, siis lahti võttes tuleb samamoodi käia paar tiiru, kõigepealt teha poolpööret või täispööre igast kodarast lahti ja alles siis vabastub terve velg. Ja kui siin on juba paar tiiru tehtud, lastud lõdvemaks, mina lasin näiteks selle nii-öelda vasakpoolse või õigemini parempoolse rummuosa kodarad, kõik lasin vabaks, siis edasi ei ole mõtet toimetada kodaravõtmega, vaid võib võtta pealt ära selle väljevöö, mille niikuinii peab ära võtma, ja saab juba siit kruvikeerajaga kenasti nüüd kiiresti lasta kõik selle ratta täiesti vabaks. Ja nüüd, kui saime juba kruvikeerajaga kiiresti need niplid kõik lahti ja rumm on siin väljavõruses selline täiesti vaba, siis tuleb need kodarad siit eemaldada. Siin on jälle üks pisikene elementaarne trikk. Kõigepealt saab ära võtta sisemised kodarad, sellepärast et need pöörduvad kenasti siit välja. Neid pealmiseid kodaraid ei ole mõtet hakata punnitama siit kõigepealt küljest ära. Ehk siis seesmise kodara nippel lõpuni ära ja seesmine kodar tuleb klõpsti ilusti välja. Ja nagu ma enne mainisin, mõttekas on nad panna erinevatesse virnadesse. Selleks ma olen teinud sellise paberilahterduse. Võtsime ära siis ilma pidurikettata kodara, mis oli siis seesmine ehk alumine. Nii et selleks, et ei läheks asjad sassi, tuleks nad panna õigetesse kohtadesse. Paistab, et me hakkame seda rummu eraldama siit velje seest. Siukene tore asi on järgi jäänud. Kuhu on siis jäänud külge pealmised kodarad piduriketta poole pealt, kõik need lähevad meil siis ühte lahtrisse. Ja olles nautinud ilusa rattarummu võlusid, siis võtame vana, kõvera ja rõveda väljavõru, tõstame ta kõrvale ja võtame kasutusele ilusa uue sinise. Seda vana annab kuidagi taastada? Ainult Emexisse. Nad on alumiiniumi, magneesiumi ja räni sulamist ja üldiselt ei õnnestu neid kuvaldaga sirgeks peksta ega ajada, et ülisuure mõlgi saab natuke tagasi lüüa, aga mitte rohkemat sedapsi. Ja alustame siis siukse asjaga, et kui me ära võtsime pealmised kodarad viimasena, siis paika me paneme pealmised kodarad esimesena. Võtame selle õige lahtri siit, pealmised piduripoolsed kodarad, võtame siit 3 kodarat. Ja tegemist on meil 36 kodaralise süsteemiga, nii et me võime siis võtta ja panna võrdsete vahemikega 3 kodarat selleks, et see rumm siin nüüd paigal seisaks. Võrul on niiviisi, et enamikel ratastel ei ole vahet. Vahe on siis, kui on tegemist näiteks KTM-i tagarattaga, kus ei ole tegemist mitte jäiga rummuga, vaid kus ketiratas on läbi kummipukside küljes. Seal on nurgad, augunurgad, mis on välja sisse puuritud oluliselt suure erinevusega. Ja siin, otsides nüüd siis õiget seda auku siin väljavõru sees, peab lähtuma lihtsast loogikast. Ehk siis see auk peab vaatama kindlasti, kui me nüüd kõigepealt paneme pealt poolt kodarat, siis see auk peab kindlasti vaatama siia ülespoole, mitte sinna allapoole, ja see auk peab vaatama kodara suunas. Nii et kui me võtame rummu ja ma panen selle pealmise kodara selliselt, siis ei saa ma võtta kasutusele muud nii-öelda auku, kui sinnapoole, ülespoole suunduvat auku esimesena siin kodara jaoks. Nii, ja nüüd me oleme põrkunud ootamatu kummalise probleemi otsa, ehk siis olemasoleval väljel, mille me laiali lammutasime, on niivõrd jämedad niplid, 7,92 millimeetrit läbimõõduga, et need ei lähe siit avadest läbi. Selleks on meil tarvis 8 puuri ja laseme need avad kenasti siis veidikene suuremaks. Oluline selle juures on see, et seda puurimist tuleb teha samamoodi täpselt samasuguse nurga alt, kui need augud on juba puuritud. Ja siin puurimise juures selline
kerge ringitav liigutus puurimise lõpufaasis on vajalik siis selleks, et ega ma 100% õige nurga all täpselt selle kodara nipli avasuunas ei suuda teda puurida ja kui ma seda ringitavat liigutust ei teeks, siis paraku jääks see nippel tõenäoliselt mingi nurga alt hästi kergelt kooma. No nii, ja nüüd kui me oleme täistiiru ära puurinud, siis proovime ennem ära. Nippel istub kenasti lõpuni oma pessa, täpselt nii, nagu ta siin olema peab. Nii et võime selle välja ära puhastada ja nüüd hakata lõpuks kokku laduma uuesti. Nii, ja kui nüüd need pealmised kodarad on kenasti sinna ühelt poolt paika pandud, siis järgmisena on mõistlik panna sama poole alumised või siis seesmised kodarad, ükstapuha, kuidas neid siis nimetada. Ja nendega on siis, nende paigaldusega on siis üks pool rummust lõpuni fikseeritud. Kui nüüd vaatate, et palju ma seda siin kinni krutin, siis see sõltub täitsa rattast, aga ütleme niisugune, kui näpuga neid siia otsa keerata, siis, ja on tegemist õigete kodaratega, õigete pikkustega, siis esialgu võib keerata täitsa niisugune 10 tiiru seda niplit täiesti julgelt kinni. Nii, nüüd on üks pool kenasti paigaldatud, keerasin selle välja siia pinki teistpidi ja teisel pool kehtib täpselt sama loogika. Alustame siis pealmistest kodaratest ja nüüd on selline nii-öelda tõehetk, ehk siis velgesid on meil tegelikult kahte erinevat tüüpi, on kahte erinevat tüüpi kodaravalem, on A ja B kodaravalem. See kodaravalem erineb selle poolest, et kui nüüd siia välja peale vaadata, siis kodaraid saab puurida kahel erineval viisil. Ehk siis see kodar vaatab meil allapoole ja paremale ja järgmine ava vaatab meil ülespoole ja paremale. See vaatab allapoole ja vasakule ja järgmine vaatab ülespoole ja vasakule. Kui me vahetame need järjekorrad ära, ehk siis oleksime selle augu puurinud vaatama ülespoole ja vasakule, siis on meil tegemist B-valemiga. Ja kui meil rumm on A-valemiga ja võru on B-valemiga, siis neid omavahel kokku panna ei ole võimalik. Kui me räägime krossivelgedest, siis krossivelgedel on teinud Excel sellise huvitava triki, et punase kirjaga on ühe valemiga väljed ja sinise kirjaga on teise valemiga väljed selleks, et oleks siis tuvastatav, kumba valemit parasjagu kasutatakse. Siin oli just nädalavahetusel, ennem eelmist nädalavahetust oli ühel inimesel hästi kiire väljavõru vahetamisega ennem võistlusi ja oli kuskilt saanud vale kodara valemiga väljavõru ja paraku ei olnud seda võimalik kokku panna, vaid pidi nii-öelda jooksma uue väljavõru järgi seda ringi vahetama. Ja kui need pealmised kodarad saab terve tiir siin pandud, siis paneme alumised ka paika ja on meil see rumm tegelikult omadega siin kergelt loksuvas stiilis täiesti olemas. Nii, ja nüüd on paigaldatud järgmise ringi kodarad ja alustame siis viimase satsiga ehk siis sisemised jälle. Kui te nüüd neid kodaraid vaatate, siis kodaral on tegelikult 3 strateegilist parameetrit. Kodara täispikkus, kodara läbimõõte ja kodara nii-öelda nipli nurk. Kui see nurk on vale, siis kodarad jäävad kõik pingesse. Nii et nurk peab klappima rummuga ja peab klappima siis kokku väljale puuritud aukude suunaga täpselt. Vastasel juhul, pannes see kodar siit selle rummusest läbi, ei suunduda sugugi mitte siia väljavõru auku, vaid võib jääda näiteks kuskile selles suunas või selles suunas. See tähendab seda, et kui ta jõuga sinna panna, siis see velg väga kaua vastu ei pea. Need kodarad lähevad seal puruks, lõdvaks, murduvad ära. Tegelikult on 4. parameeter veel, lisaks selle kodara jämedusele. Ka keermesamm võib olla erinev. Nii, ja viimane kodar paika ja sellega on meil see velg komplekteeritud. Kui te nüüd arvate, et te näiteks sellise asjaga saate kodus kenasti hakkama, selleks, et vähendada näiteks minu tööd ja tuua ta mulle ainult rihtimisse ja pingutusse, siis siin on ainult üks oluline asi, et teda õigesti kokku panete.
mul ei ole kasu väljast, mis on valesti kokku pandud, sellepärast et selle ma pean uuesti lahti võtma ja alustama nullist ja lisaks ei tea ma päris täpselt, milline kodar tegelikult millisesse kohta käima pidi, ehk siis kui on kodarad veel sassi kaetud. Nüüd hetkel on meil tulemuseks selline loksuva rummuga komplekteeritud velg, mida me hakkame siis pingutama kõigepealt munast välja ja siis rihtima, et ta ei oleks 8 ja ütleme nii, mina olen võtnud standardiks, et ei tohiks see velg jääda viskama paremale vasakule rohkem kui 0,4 millimeetrit.